Talve jooksul sadu ja sadu huvilisi Tääksi meelitanud valgustatud suusaraja valmimine, pikalt planeeritud rahvusvahelise jalgpallilaagri edukas korraldamine ja alanud hotelliehitustööd on märksõnad, millega Tääksi spordiklubi lõppevale aastale võib joone alla tõmmata. Uus aastaring algas spordiklubil aga juba detsembri alguses, mil Tääksi noortele jalgpallisõpradele sõitis külla vanameister Mart Poom isiklikult. Rääkis oma jalgpallikarjääri kasvamisest, kuidas ta koolis õppis, mis klubides ta mängis. Ja seejärel said õpilased Poomi käest hulgaliselt küsimusi küsida. Need küsimused ei oleks otsa lõppenud, neid oli niivõrd palju. Kui küsimused küsitud, kogunes saalitäis lapsi Tääksi põhikooli võimlasse, et seal siis ise kuulsale külalisele ka penalteid lüüa. Eesti kuulsaim jalgpallur külastas Tääksit esimest korda elus, kuid sealt saadud põgusa mulje põhjal kinnitas Mart Poom, et kohaliku spordielu edendajad on oma tegevuses igati õige ja tulemusliku suuna valinud. Väikeses kohas nagu on selline väga tugev spordipisik ja ma arvan, et tänu Toomasele on nagu, et on selline ettevõtlik inimene, kes seda koha peal spordiasju ajab ja tervislikke eluviisi propageerib. See on väga, ma arvan, tänuväärt ja kui vaadata ka neid tingimusi, mis siin on, nagu annab silmad ette paljudele väikestele kohtadele, et korralik võimla, siin see suusakeskuse spordimaja, jõusaal, squashi-väljak ja nii edasi ja staadion, et ma arvan, et tingimused on lastel ja noortel väga head, et kas me harrastada jalgpalli või mõnda muud spordiala. Küsimusele, kas kogenud mängijale ja treenerile Tääksi kooli võimlas ei tundunud, et mõnest seal palli innukalt värava suunas löönud lapsest samuti rahvusvaheliselt tunnustatud jalgpallur võiks sirguda, vastas Mart Poom sedasi. Ei tea, paljud on nii väikesed, et ega ma ütlen, et selle ühe penalti löömisega väga raske nagu öelda, et kellest tippu jõuab, aga no ma arvan, et nagu ma ennem ka nagu lastega sai rääkida, et kõige tähtsam on tahtmine. Et ega kui minagi omal ajal hakkasin jalgpalli mängima, harrastama, ega meil tingimused nagu midagi kiita ei olnud või suurt paremat. Et kõige tähtsam on see just tahe ja et sa tunned rõõmu oma tegevuses, sead eesmärke ja nende nimel pühendud. Üks Tääksi spordiklubi varasematel aastatel püstitatud eesmärkidest oli ka sealsetel Nõlvadel valgustatud suusaraja avamine. Pakaselisel 25. jaanuari õhtupoolikul sai ka see kunagine unistus teoks tehtud. Valgustatud ring on ligi 2 kilomeetrit, kus saab sõita. On ka üks väiksem ring siin sees algajatele 0,5 kilomeetrine. Ja ta on niisuguse mõnusalt lauge profiiliga, ei ole väga järske tõus, ei ole väga järske langusid, nii et just sobib lastele ja tervisesportlastele. No, räägime täna ikkagi väga rõõmustavast sündmusest Suurene valla spordiajaloos, et suusatamine on ju üks väga tõsine rahvusala Eestis ja meie võimalused olid väga kasinad selle hetkeni, et täna räägime lausa suurest hüppest ju valgustatud suusaradadest Tääksis, rajamasinast, rajapressist, buraanist, mis tegelikult täidab ka seda rolli, et me saame üle valla kasutada teistes piirkondades radade sisseajamiseks professionaalset tehnikat. Kaasaegsete suusatamistingimuste loomine ei olnud odav lõbu, kuid julge pealehakkamise ja toetavate partnerite abiga tehti Tääksis tänavu sõna otseses mõttes ajalugu. Kõige rohkem toetas meid Pria 1,9 miljoni krooniga. 1,6 miljonit krooni oli klubi oma osalus, 250 000 Eesti krooniga toetas Suurani vallavalitsus ja 80 000 krooniga sihtasutus Eesti Terviserajad. Kui palju lõppeval talvel Tääksis suusatajaid tegelikult käis, pole teada, kuid nädalavahetustel liugles vastsel rajal pea 200 külastajat päevas. Soodsate lumeolude tõttu aprilli alguseni avatuks jäänud suusarada meelitas huvilisi üle terve maakonna. Paljud inimesed, kes ei olnud 20 aastaid või rohkem suuski alla saanud, need hakkasid siin käima ja jäid meile nii-öelda püsiklundedeks, käisid siin praktiliselt iga päev, kui oli vähegi võimalust suusatamas.
Järgmine aasta tähtsündmus sai Täksi spordiklubil teoks juuli keskel, mil algas rahvusvaheline jalgpallilaager. Tegemist oli spordihuviliste noorte tegusa puhkusega Viljandimaal, mida rahaliselt toetas ka liiderprogramm. Laagris osalesid see aasta lapsed Venemaalt, Puškinskoja koorust, Lätist ja meie oma Täksi klubi ja Suurejani, teise spordiklubi Suurejani Unitedi lapsed. Selle laagri raames toimus niinimetatud integratsioon parimal võimalusel, nagu seda loota võis, et lapsed esialgu natukene pelgasid, vene lapsed ja läti lapsed olid julgemad suhtlema, meie omad olid nagu eestlased ikka tagasihoidlikumad, aga laagri lõpuks olid kõik piirid nagu kadunud, nii et ei tekkinud mingit suhtlemisprobleemi. Lisaks igapäevasele sportlikule rutiinile tutvustati nädalapäevad väldanud laagri käigus külalistele ka ümberkaudseid vaatamisväärsuseid. Üks selline ühine väljasõit tehti ka Kurja talumuuseumisse. Ning huvireiside ja igapäevase spordi tegemise kõrval leidus laagri päevakorralduses ka aega, et vihmases Eestimaa suves kohalikku pillimängugi kuulata. Eesti külalistele pakkus visiit nii meeldejäävaid muljeid kui ka ohtralt erialast inspiratsiooni. Эта поездка для нас в первую очередь будет как развитие нашего футбола в нашем районе Пушкиногорском. И в плане того, что все-таки дети, надеюсь, еще больше пойдут к нам в футбол заниматься. Мы будем возрождать те традиции, которые были потеряны в свое время в области, потому что у нас как бы команда Пушкиногорская команда 2 раза выигрывала, в 50-м году и в 94-м. То бишь вот такие промежутки у нас провальные получаются. Как бы хотелось возродить футбол, чтобы дети занимались футболом. По крайней мере, для этого у нас какие-то условия есть более-менее неплохие. Как бы, да? Ну, еще, я надеюсь, эта поездка, опять же, улучшит техническую базу вот, нашу, потому что эмоции у меня есть, да, я приеду, то бишь с эмоциями я передам, что здесь есть. Может быть, что-то и нам сделают хорошее еще. Опять же, что нам не хватает, допустим, ну вот нам не хватает зала. Хотелось бы иметь зал 20/40, чтобы зимой тренироваться в полную силу и отдачу. А так мы зачастую на снегу играем. Но это тоже неплохо для функционалки. Edaspidiseid ettevõtmisi planeerides lisab kindlasti julgust ka tõsiasi, et Täksi spordiklubi korraldatud suvisele rahvusvahelisele jalgpallilaagrile ka Euroopa Jalgpalliliit oma õla alla pani. Informeerisime ka selle laagri läbiviimist Euroopa Jalgpalliliidu ehk UEFA amatöörjalgpalli ja noortekomisjoni. Ja saime sellest komisjonist igatpidi positiivse toetuse selle laagri jaoks. UEFA saatis oma suure lipu, hulgaliselt käepaelu ja mitmesugust muud. Raamatuid, palle. No ma usun, et klubile andis ta väga positiivse emotsiooni, et tegeleda selliste projektidega edasi. Õnnestunud laager saab korraldaja sõnul järje juba tuleval suvel, mil tänavused külalised ise Viljandimaa noori jalgpallureid võõrustama asuvad. 2013. aastal loodame samasuguse laagri korraldada Venemaal Puškinskoja koores. Ja kui kõik hästi läheb, 2014. aastal Lätis, 2015. aastal Soomes ja 2016 Poolas.
lõppeva aasta novembris tegi Tääksi spordiklubi algust veel ühe töömahuka ettevõtmisega. Nimelt asuti pea 100 eest ehitatud Meierei hoonesse väikest hotelli rajama. Nüüdseks on maja ostetud ja kohalikud spordisõbrad on asunud seda talgu korras ühiste jõududega taastama. Nädalavahetustel käivad meil oma jalgpallipoisid ja mehed abiks ja siis klubi oma jõududega renoveerime. Aga me kirjutasime ka programmi või projekti õigemini Priiale, et kui kõik läheb ideaalselt, 2013 jaanuaris me saame ilmselt vastuse, kui Priia seda projekti toetab, siis meie plaanide kohaselt 2013 suvel on selles hotellis esimesed külalised. Kogu projekti maksumus ulatub ligi 200 000 euroni, millest poole rahastamiseks ootab Tääksi spordiklubi Priialt vastust juba eeloleva aasta alguseks. Sinna hoonesse on planeeritud teisele korrusele majutus kuni 16 inimesele. Alumisel korrusel ehk esimesel korrusel on väikene saunakompleks, kaminasaal 20 inimesele ja väike toitlustuse osa. Ettevõtmise vajalikkusest annab kindlasti märku ka fakt, et tänaseks on alles taastamise järgus hotellis juba esimese broneeringudki tehtud. Ei ole saanudki väga suurt reklaami teha, aga järgmiseks suveks on meil juba broneeringud siin näiteks Itaaliast, Soomest, siit samaselt naaberriigist Venemaalt. Siin Tääksi, see hotelli ei ole üksi mõeldud ainult sportlastele, see on mõeldud ka aktiivsete eluviisiga inimestele, turistidele, kes armastavad seda sellist rahulikku ja looduskeskkonda. Mis saab aga siis, kui Priia hotelli rahastamisotsuse Tääksi spordiklubi kahjuks peaks langetama? No meil on nagu eelnev kogemus eelmise selle suusamaja teenindushoone ehitusega, et seal oli ka meil raskeid momente, et vahepeal oli ka meil rahastamisega probleeme ei saanud, aga käesoleva ajal on see hoone valmis ja töötab korralikult. Me loodame, et selle pisikese hotellikese läheb samamoodi. Ehitustöö ja rahvusvaheliste sõprussidemete edendamise kõrval parandas klubi ka oma liikmete sportlikke tulemusi ning uuele aastale minnakse vastu teadmisega, et seni tehtud plaanid tänaseks ka ellu on viidud. Jalgpalliga meil osales Eesti noorte meistrivõistlustel 3 noortevõistkonda 80 lapsega, pluss veel meie meeskond tõusis Eesti meistrivõistlustel 4. liigast 3. liigasse. Nii et kokku meil oli üle 100 inimese tegeles jalgpalliga. Igati positiivne tulemus oli meie üks noortevõistkond, U19 võistkond, saavutas Eesti meistrivõistlustel 3. koha. Ja mehed olid 3. liiga keskmike seas. Need projektid, mis me plaanisime, need ka meil kõik õnnestusid. Ja loodame, et ka meie pisikese hotellikese projekt areneb edasi soovitud suunas. Et nii me võime nagu olla rahul käesoleva hooajaga. Tääksi spordiklubi järgmise suurema tulevikuplaani üheks peaarhitektiks on Eestimaa heitlik ilm. Nagu need Eestimaa talved on, viimased 2-3 talve on olnud väga suure lumega, aga see ei pruugi iga aasta niimoodi olla. Et kindlustada ka kogu talve inimestele suusatamisvõimalus, me plaanime muretseda kaasaegse kunstlume tootmise süsteemi. Ning tänavuse ringvaate lõpusõnadega võtab teeneka sportlane kokku need põhimõtted ja ootused, mille nimel Tääksi spordiklubi üldse vaeva näeb ja sihte seab. Kõige tähtsam on lastel see liikumine ja nad ei istuks toas arvuti või teleri taga. Et see on kõige tähtsam ja mõtlen, mida rohkem siis vald või kohalikud võimud aitavad ja teevad neid tingimusi lastele. Ma arvan, see nagu meelitabki neid toast välja ja annab neile võimaluse igale ühele valida ja leida endale midagi meelepärast tegevust. Loomulikult, et me ei saa rääkida ainult tippspordi, sest ikkagi kõige tähtsam on see, et me oleksime terved, elurõõmsad Eestimaa inimesed ja ka riigile on siis, ma arvan, palju kergem, kui vähem läheb neid kulutusi haigekassa ja muudel aladel.